Eesmärk on stimuleerida Tallinnas elavatele töötutele sotsiaalsete töökohtade loomist ja arendada sotsiaalset tööhõivet majandussurutise tingimustes. Aga eesmärk on siis see, et me vaatame, et kuidas sotsiaalsete töökohtade arenguprogrammi raames on inimesi tööle võetud. Siin on tööle võetud 19 inimest, läbi erinevate aastate, 3 aastat kokku on seda aega olnud. Ja ma tahtsin olla veendunud, et kas need inimesed on ennast õigustanud, kas see programm õigustab ja kas seda tasub jätkata. Ja praegu võib öelda tõesti, et sotsiaalsete töökohtade programmi, kus siis linn maksab juurde ja inimesed võetakse tööle ja ka praegu on näha, et need inimesed jäävad siia edaspidi tööle, et seda tasub teha. Toetused aitavad ettevõtjal luua sotsiaalseid töökohti töötutele, et ennetada pikaajalist tööpuudust ja parandada tööhõivet. Sealt on jäänud meile päris paljud inimesed tööle, kellest on välja kasvanud juba tänaseks päevaks operaatorid. Kui lihtne või raske üldse on head töömeest leida? Meie valdkonnas on see, et pingioperaatorisse inimest saada ei ole kuskil sellist haridusega inimesi võtta. See tähendab, tuleb koha peal õpetada. Koha peal õpetamine tähendab, et selleks läheb vähemalt circa 1 aasta, et tuleks korralik operaator, kellel oleks teadmised kõik nüanssid selle pingi kohta. Ja see, et sa kellegi õppima paned, ei tähenda veel seda, et sellest inimesest ka operaator saab. Sellepärast ongi ühelt poolt see programm on ideaalne, et ta annab võimaluse inimese õpetada, sa näed, kas seal tuleb midagi või see ei tule, ta ei jää ainult ettevõtja kanda. Selles mõttes, et teistpidi on seal ka linnapoolne abi taga, ühtpidi linn aitab inimese ree peale, töötu saab tööle, teistpidi meie saame enda poolt vaadatuna selle, et kas inimesest saab hea töömees või tast ei saa. Minu meelest on nüüd nii, et me oleme saanud siin 2 head näidet. Esimene see, et meie sotsiaalsed töökohad töötavad hästi ja me oleme saanud uute mõtete jaoks uusi sihte ja saame neid sihte seada edasi. 1. jaanuarist jõustus uute töökohtade loomise toetuse uus kord, mis tõi kaasa mitmeid muudatusi nii taotlejale kui ka abikõlblike kulude loetelule. Täpsemat infot leiab www.tallinn.ee.